Nagu ma lubasin, siis püüan ma võimalikult palju erinevaid meelelahutusüritusi sellel kuul, kui ma pensionär olen, külastada, et olla sotsiaalselt aktiivne, saada kontakte ja mine tea, äkki mõnda head parematki. Olen oma lubadust juba oma esimesel pensionipäeval täitmas ja Trio raadiogrupp on kutsunud mind pidustustele, nii et lähme peole. Siin ümber toimub kõik melu, aga kuna ma võõraid inimesi on enne nägusid näidata ei tohi, siis kahjuks te seda melu ei näe. Aga uskuge mind, selle taustamuusika järgi te saate aru, et pidu käib ja ühel aktiivsel pensionäril on äärmiselt mõnus sellisel peol olla. Peeglike seina peal, kes on maailma kõige nõrgema iseloomuga inimene maamuna peal. Minu esimene pensionipäev läks ilma ühegi kulutuseta. Ma olen selle üle päris uhke. Midagi ei jäänud tegemata. Õhtul käisin peol. Muuseas sain väga hästi süüa. Liigagi hästi ma peaks ütlema. Aga minu pensioni esimene kulutšekk on minu käes. Arvake ära, mille peale see kulutus läks. Eile sai käidud peol ja kulutatud raha. Nii et täna tuleb minna ikkagi vanaema juurde keldrisse väga tõsiste kavatsustega. Selleks, et kuu lõpuni toiduga hakkama saada, on ikkagi korilus ainus pääsetee. Koju ma ennast peolt uuberdasin turvalisuse mõttes. Sinna läks ka raha. Asi hakkab võtma ausalt öeldes tõsiseid jõujooni. Ikka ongi keeruline ära elada. Rohtude peale läheb sul ka raha, ma ei tea, täitsa keeruline. Sa oled linnapensionär kuskil kõik maa ja vanemad ammu ümbert ringi ära surnud, ei ole sul seda keldrit midagi kuskil ja muusipulka, kus sa võiad. Missugune pensionär ma olen, et kas mul on, mis korter mul on, kus kohas ma elan ja muud sellised asjad, et praegu on niimoodi hüpoteetiliselt väga keeruline öelda, et see sõltub sellest, et milline eluviis mul siis sellel hetkel on. Tuhandega? Ei, no mis tuhandega? Tuhandest me ei saa ju rääkida, sest ühegi pensionäril ei ole 1000 pension, tavalisel pensionäril. Eesti Vabariigis on hea pension, keskmine pension on 500 €, siis sa oled juba kõvasti saanud, kui sa ei ole firmajuht või mingi Euroopala saadik. Et siis nii ongi. 500 on juba kõva pension. Pead vältima. Tegelikult ma jälgingi niimoodi, et ma tean, et võtan nii palju, võtan selle välja, sellega ma pean läbi saama ja muidugi meil on ju see eelis, et meil on maal mets ja talukoht. Meie saame puud sealt, meie küttele ei kuluta ja meil on aiamaa, kasvatame juurvilju, kartuli oleme siiamaani ise kasvatanud, tomatid, kurgid, need kasvavad meil, roheline, need on kõik nagu seniajani olnud nagu oma käest võtta, muidugi sinna kulub ka natuke seda tegemiseks, eks ole, et oma kulutused on ikka, seal on vaja kinni katta ja väetada ja raha läheb meil on auto, meil läheb autole, läheb remondiks, läheb kindlustused, läheb bensiin,
ja autokulu lihtsalt ja milleks on vaja poes käia või läheb haiglasse või perearsti juurde või. Ja kõik need elekter, telefonid. Seda nimetatakse elamiskulud. Jah, alguse aastad olid ikka pensionäril kõigil väga rasked. Sest raha oli ikka, siis raha kadus ju näpu vahelt ära täiesti. Ei olnud ju pensionid olid väiksemad ja millegi pärast seda raha. Ja kui on oma maja ja muidugi kommunaalkulud tulevad küll, aga üüri ei maksa. Aga muidugi maja võtab oma osa ju. Üüri on vaja. Jah, kui niisugune korteri üür tuleb võib-olla juba 100-200, meil seda ei ole. Näiteks meie kasutame praegu toiduks väga palju just niisugseid, näiteks supid teen kõik, ostan puljungikondid ja selle teen sellest, see aitab edasi tükk maad, saab odavalt, supp on see, millega saad pikendada seda asja. Kokk on suurepärane. Mina olen nüüd saabunud oma vanaisa keldrisse ja eeldusel, et mul endal on ka pensionärieas olemas kelder, kuhu siis aasta jooksul, kevade, suve, sügise jooksul koguda kõike head ja paremat sisse teha ja hea on siis raskematel kuudel sealt head ja paremat käia toomas. Täna ma pean vanaisa keldri peale lootma ja uurin siin nüüd veitsa ringi ka, ma ei ole siin tükk aega tegelikult käinud, et mis siin veel aprillikuuks on alles jäänud ja kuidas ma saaksin siis nende varude toel selle aprillikuuga ka kenasti hakkama. Investeerin kinnisvarasse ja mul on plaan, et 50. eluaastaks, tegelikult mul on 45. aga ma arvan, et 50. ma suudan nagu sellise portfelli endale kinnisvarast tekitada, et ma ei pea tööl käima ja mul see lihtsalt tiksub sealt üüritulu nii palju, et mul on pension ja lisaks mul on mingi paarituhandeline sissetulek ka sealt kinnisvaraportfellist, kust on samas ma saan müüa mingi korteri ära, kui mul tekib tõesti olukord, kus mul raha on vaja elamiseks. Mul on, ma ei tea, 50. eluaastani, palju mul on 12,5 aastat, kui ma selle aja jooksul jõuan osta omale 7 sellist väikest investeerimiskorterit, siis ma arvan, et ma olen väga hästi tegutsenud. Ja siis ma praegu loobun mingitest asjadest. Millest sa pead praegu loobuma? Praegu ma pean ikka väga tõsiselt läbi mõtlema selle, kuhu ma oma raha kulutan, sest täna ma ikkagi mõtlen, et ma lähen reisile ja ma lähen reisile. Võib-olla ma ei pea 4 korda aastas kuskil soojal maal käima, et piisab võib-olla 2 korrast, et see raha kõrvale panna, ma arvan, et see oleks päris okei summa, mida juba korteri sisse ostuks panna. 7 korterit, see kõlab täna natuke pigem unistusena. Aga nüüd ei pea olema mingid 200 000 eurosed korterid, et ma olen vaadanud, et kui ma 50, 60, 70 000 seal hinnaklassis korter, siis nende eest üüri küsida täna, kui see on heas piirkonnas, võid sa saada seal 300-400 eurot kuus üüri, siis ma arvan, on täitsa okei selleks ajaks. Aga mis see plaan B on? Plaan B või? Plaan B-d selles mõttes ei olegi, et lihtsalt tuleb töötada plaan A-ga niimoodi, et plaan B-d ei oleks vaja. Tuleb järjepidev olla ja enda jaoks eesmärgid paika panna. Kell on 6 hommikul
mina jäin rongist maha, suhteliselt külm on ja murdusin. Minu esimene pensionäri nädal on ühele poole saanud ja aeg on teha kokkuvõtteid. Meeleolu on ausalt öeldes pessimistlikult realistlik. Ma olen elanud suhteliselt tavapärast elu, aga väga kokkuhoidlikult. Ma küll käisin väljas, aga väga kokkuhoidlikult. Ja paar korda ma olen käinud toidupoes sünnipäeval ja maksnud ära kõik oma kommunaalarved. Ja tulemus on päris põnev, arvestades, et möödas on esimene pensioninädal. Toidu peale on mul kulunud kokku 20 eurot ja 60 senti, pidustuste peale ja muu meelelahutusega seotu peale 54 eurot ja 70 senti. Mul on tegelikult kõik tšekid ja kulud äpis kirjas jooksvalt ja igapäevaselt. Väike telefoniarve, kommunaalid kokku üle 260 euro ja erinevate teenustasude peale olen ma nädala aja jooksul suutnud maksta 18 eurot ja 20 senti. Ja lõppsumma on 21 eurot ja 17 senti, mis mul peaks siis 3 nädala peale veel alles jääma. Ja sinna sisse juba kuulub 15 eurot. Ma käisin vanaema juures, aitasin tal laelampe pesta ja neid tagasi kruvida lakke ja sain töötasuks 15 eurot. See on juba siia sisse arvestatud ja nüüd läheb põnevaks.